Tervitus! Üks selline mõnus küsimus tuli mulle ühe kliendi käest ja mõtlesin, et vastan selle siis siinkohal niimoodi videos, et siis paljud kuulevad seda vastust. Et kas ja kui palju on siis see sünnikaart, mida ma teen klientidele, on mind aidanud ja kas ma ise ka seda järgin? Siis vastus on loomulikult järgin. Ja mis ma sealt teada olen saanud, teate väga palju. Kokku on jooksnud selles suhtes väga huvitav informatsioon, et miks ma olen just sellised kogemused läbi elanud, nagu ma neid olen. Ja see, et kui raha liikumine on aeglustunud, siis ma tean väga hästi, kuhu ma pean vaatama, milliste miinustega pean tegelema. Seepärast, et sünnikaardist tulevad välja just need plussid ja miinused, millega tegeleda. Ja muidugi on tulnud väga huvitav selline isiksuse omadus välja, mida ma tegelikult teadsin, aga olen eiranud. Ja minu noorem poeg on sellele mitu korda vihjeid andnud ja öelnud, et ema, kõik inimesed ei ole robotid, nii nagu sina. Ehk siis mul on väga suur miinus, millega ma pean väga palju tegelema. Ehk siis on see, et kui ma midagi soovin või otsustan, siis ma tahan nüüd kohe ja praegu. Ja ma ei saa sellest aru, kuidas teised ei saa aru, et seda peab nüüd kohe tegema. Ja aitäh kallis poeg, et tegelikult tema on juba ammu seda teadnud, et see on minu üks väga suur miinus, millega ma tegelema pean. Nii et jah, seal ma ütleksin, et ma olen juba poolel teel selles suhtes, et ma tean oma miinuseid ja seepärast ka soovitan teil uurida eelkõige iseennast, kes te olete sellised. Seepärast, et nii nagu lennukis antakse meile sellised juhtnöörid enne lennuki üles tõusu, et kui peaks mingi õnnetus juhtuma, siis kõigepealt pane mask iseendale peale ja siis alles sinu lähedal olevatele. Ehk siis selleks, et sinu ümber elu muutuks, siis kõigepealt alusta iseendast. Tšau, paka, näeme!